Kui me täna siia Redori objektile Sakus Tallinna maantee 1 jõudsime, siis minu esimene küsimus oli objektijuht Harrile, et millest me täna räägime. Ja ta ütles mulle selle peale, et räägime katuse soojustusest. Hops, esimene mõte oli, kas tõesti meestel majakõrgus käes. Harri, minu ehmatus oli vist ikkagi ennatlik, päris üles sa mind ei kutsunud ja siit on nüüd näha, et ülemistel korrustel veel katust peal ei ole. Nii et adminhoone või äriosa katus. Just nii, äriosale alustasime katuse ehitamist. Aga iga inimene, kes natukenegi on ehitusega kokku puutunud ja selliste suurte katusepindadega, teab, et katusel peab olema ka kalle, et see vesi ära jookseks. Siingi on need nii-öelda äravoolu avad on näha. Kuidas see kalle antakse? Hetkel silm ei taju seda kallet. Kalde anname selle sama soojustusmaterjaliga. Esimene kiht soojustusmaterjalist on ilma kaldeta meil, teisele kihile on tehases sisse lõigatud juba kalle. Iga plaat on vastavalt projektile lõigatud õige kaldega, õige pikkusega ja nüüd objektil töömeestel on vaja lihtsalt täpsuslõikamine pikkusesse või laiusesse teha ja siis kalde järgi plaadid maha laotada. Mis siia peale tuleb? Selle 2 kihi soojustuse peale tuleb veel tuulutusvill, mille peale omakorda tuleb siis SPS katusekattematerjal. Katusekatte kleebitakse põletamise meetodil. Ehk selle all on see liimmaterjal, mis siis leegi kuumutades siis aktiviseerub ja siis nakub siis kas villaplaadi külge või siis eelneva SPS kihi külge. Teraskonstruktsioonide paigaldamist on ka näha. Need, mida me siin näeme, need on siis rõdude konsoolid. Need on nüüd rõdu vaheseinte konsoolid, mida me projektist lähtuvalt siis peame paigaldama enne seinaelemente, küll aga need rõdude enda siis tasapinda siis talad, elemendid, need me monteerime hiljem. Kui mul tõepoolest esimene tunne oli, kui ma siia tulin, vaatasin, korrused kerkivad ja kraana muudkui töötab, siis kui kaua aega veel on, et me saame näha pärga? Pärga näeme juuni keskel. Ja teine küsimus oli mul veel, kui ma vaatasin sealt väravast ja sinu kontori juures sisse tulin. Kraana on üsna maja lähedal ja veel üks korrus, siis selle kraanaga vist läheb jamaks, ta ei ulata siiapoole külge. Ja, enam-vähem nii see on, aga kui nüüd vaadata, siis meil ainult sisuliselt üks korrus veel monteerida jäänud ongi. Selle kraanaga tuleme täna toime. Ja lõpetuseks tahaksin omalt poolt lisada veel mõned sõnad ja mõtted sellest soojustusmaterjalist, vahtpolüstereen plaadist. Ehitajal ei ole ta mingi uudis, aastakümneid on see kasutuses, mitmeid kümneid aastaid ma isegi ütleksin, aga inimesele, kes ei ole sellega ennem kokku puutunud, kui teil on võimalus, siis proovige, katsetage, kui kuskilt saate või leiate ühe plaadikese seda vahtpolüstereen plaati, on ta siis must nagu siin katusel või valge nagu tavapäraselt, istuge peale ja te tunnete, et see plaat on teie istumise all soe. See ei ole plaadi soojus, see on teie keha soojus, mis peegeldub tagasi. Nii et väga väärt soojustusmaterjal.